imelised sõbrad, Kristel Laksmi-Titt on siinpool, olen eetris jällegi San Diegost ja olen külluse antropoloog, kes usub, et meis kõigis on peidus imelised talendid ja aktiveerides neid talente me aktiveerime oma holistilise külluse ja seejärel saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjuttu välisteks unistusteks meie tingimustel. Ja täna läheme aastast tagasi siis 2009 aastasse, kui ma olin siis teel Hawaiile, esimesele siis Hawaii seikluskoolitusele siis retriidile koos siis, mida tegid siis teised inimesed, aga siis Eesti ja Rootsi segugrupp oli ja kui siis üle poole sellest oli läbi, siis mina ja üks teine eestlanna otsustasime, et me teeme siis oma eraldi seikluse veel siia peale, et läheme teise poole saart ja vaatame, mis seal on. Ja tema siis Lonely Planetist leidis kohe siis soojaveebasseinide kohta, looduslikud soojaveebasseinid selle info ja et lähme leiame selle üles ja leidsime selle üles ja see kogemus oli tõesti väga imeline, et sa oled looduslikus soojaveebasseinis keha soe vesi ja see oli veel siis ka ookeaniga ühenduses. Kahjuks tänasel päeval seda enam ei ole, kuna viimane laava voolamine neelas selle siis alla. Kui sa jõuad täna siia, ma näen Eha on siin, aloha, siis kindlasti anna mulle ka teada, et sa oled olemas, aloha ja kui sul on küsimusi vantra veeteraapia kohta või üldse veega seoses teemad, siis ka kindlasti märgi see ära. Ja minnes nüüd looga edasi, siis meil ei olnud mingit õhtust pandud kuskile mingit elamist või kuskil ööbimist ja me siis vaatasime, tol hetkel GPS-i telefonis veel ei olnud, vaatasime siis Lonely Planetist, mis ta juhendab, ja see juhendas meid kohta, mille nimi oli siis Yoga Oasis. Aga me ei leidnud sellel tänaval ühtegi sellist kohta, silti midagi ei olnud ja sõitsime siis, juba oli pime, vihma sadas, sellised suured nii-öelda siis mangopuud seal tee ääres, mõlemal pool selline allee ja täiesti nagu sihuke Harry Potteri nii-öelda film, et hästi nagu pime ja tume ja hirmus ja minu see sõbranna oli ka nagu hästi hirmul ja loomulikult sisemised lapsed olid täiesti appi, mis nüüd on. Ja meie sisemised lapsed olid väsinud, tahtsid süüa, magada ja olid nii-öelda seiklustest juba, neil oli küll. Ja mu sõbranna oli, et okei, lähme Ilosse, et me ei leia siin seda kohta, et jamavärk on. Ja mina teadsin, minu sisemine naine ütles, oota, stopp ja lasin autos siis istme alla ja sain tunde, et ei, me peame küsima kuskilt nii-öelda juhiseid, et see on, me oleme siin hästi lähedal. Ja koputasime siis kellegi ukse peale, kell, ma ei tea, 9:30 õhtul, enamus inimesi Hawaiil juba sellel ajal magavad, siis nad tõusevad kell 5 üles sageli. Siis avastasingi, et oi, jah, see on siin sama tänava peal, seal on need lipukesed, minge sealt tee lõppu ja sealt ongi. Ja leidsimegi ilusti üles ja öösel jõudsime, ei näe ka väga mida, kus seal ümberringi on ja siis hommikul ka ärkasime üles, oli nagu keset džunglit täiesti nagu mingis filmis. Tegime joogaklassi ära, sõime Hawaii hommikusööki, esimene tõeline Hawaii hommikusöök meil seal ja siis nägime seal ukse peal oli siis väike nii-öelda siis flyer, delfiinitants ja me ei saanud ka aru nagu mis mõttes, mis asi. Ja siis juhised olid ka kohe mingi tasuta tutvustustund, vaatasime kuupäeva kella, kohe hakkab umbes ja kiutasime kohe sinna kohale teises siis keskuses. Ja ma näen, Hiie on kohal, Maive on kohal, aloha, väga tore. Ja tormasime sinna teise kohta ja seal oli siis terve basseini täis inimesi juba vees, kõik olid alasti. Ja siis õpetaja küsis, kas te olete duši all käinud, me ütlesime ja siis okei, kui soovite, alasti mitte, teie enda valida. Ja siis hakkasime nii-öelda siis delfiinitantsu tegema ja see koosnes siis sellest, et inimesed hoidsid käsi siis hästi enda nii-öelda siis ligi ja hakati nii-öelda siis üksteisest nii-öelda üle ja alt nii-öelda siis läbi voolama. Ja
see oli silmad kinni ja siis vahepeal tuled üles, hingad nagu delfiin on ju ja siis niimoodi keerled seal. Ja see oli tõeliselt imeline kogemus, et kui see läbi sai, see tund, siis ma mõtlesin, et issand jumal, see on mingi teisest maailmast mingi asi, et oh my god, et ma pean veel nagu uurima, mis asi see on ja siis õpetaja pakkuski, et ja nüüd mul on 2 päeva veel siis aega teha siin seda veeteraapia kursust, kui keegi tahab, siis hüppake pardale, mõned kohad veel on. Ja tol hetkel meil ei olnud mitte midagi ju plaanis, aega veel oli ja siis üks mees, kes oli seal siis ka nii-öelda siis õpilane, ütles, et mul on tegelikult üks väike sihuke hütt, mille ma saan teile nendeks päevadeks välja rentida, kui tahate ja väga soodsa hinnaga $30 öö. Tänasel päeval see on ainult unistus, isegi siis puunas ja mõeldud tehtud ja saime siis sinna ööbimise. Ja kui see veeteraapia kursus siis läbi oli, siis ma sain ka aru, et see murdiski minu sees nii-öelda lahustas ära selle sügava vee hirmu, pesumasinas olemise kogemused siis surfamisena. Ja minu kael oli nii kange, et see oli nagu pulk esimestel päevadel ja viimastel päevadel see oli nii lõtv, et ma ei suutnud seda isegi hoida püsti enam. Et selline vahe. Ja siis viimasel hommikul me läksime siis Hawaii'l teise poole saart tagasi ja olime siis ookeanis, seal ujusime delfiinidega. Ja mul oli täiesti selline vau, ma olen nii vaba, ma olen nii nagu üks ookeaniga, ma ei karda mitte midagi. Ja selline vabanemise tunne ja siis jõudes tagasi Eestisse, siis üks minu klient lähenes mulle ja küsis, et kuule, et mul on teema, et veehirm on ja ma kuulsin, sa Hawaii'l midagi tegid seal veeteraapiaga, et äkki sa saad aidata mind. Mul on kodus bassein, saaksime hakata tegelema sellega. Ja tema üks esimesi teemasid oli pea vee alla panemine ja ma ütlesin, ma ei tea päris, kuidas sellega täpsemalt tegeleda, aga et okei, proovime. Ja läksime toimetama, 5 minuti pärast oli tal juba pea vee all nagu väike nii-öelda valge ingel valgete juustega seal vee all. Ja jõudsin siis Eestisse, hakkasin tegelema siis selle konkreetse inimesega teemaga, tema veehirm sai lahustatud ja tuli isegi Hawaii'le meiega seiklema 3 korda, et seda ikka põhjalikult teha. Ja seejärel siis hakkasin tegema neid seansse siis teiste inimestega ja järjest rohkem asju avaldus seal. Ja mingi aja pärast siis 2013 tuli mul siis see tung, et lähen nüüd siis ilusti tagasi nii-öelda siis Mehhikosse nädalaks ajaks ja jäin siis tegelikult väga kauaks, 4 aastaks pärast. Ja esimese kuu jooksul sisemine naine ütles, nüüd sa jääd siia 6 ajaks ja lähed ookeanisse iga päev ja that's it, muid asju, mitte midagi polegi vaja teha, ära muid asju üldse tee. Ja iga päev läksin ookeanisse, hakkasin katsetama maskitoru lestedega erinevaid asju. Ja siis, kui see kuu oli läbi, siis sisemine mees ütles, ja nüüd teed ookeaniklassi oma siis tuttavatega siin 6 aega. Nad tulevad ja katsetad nendega ja 6 aja lõpus tegime kokkuvõtte. Kellel olid siis kroonilised valud läinud, kellel olid hirmud läinud, kes oli halva suhte ära lõpetanud, kes hakkas maja ehitama naisena Mehhikos, ei ole väga normaalne, kes hakkas siis reisima Inglismaale couchsurfinguna ja kõik siuksed erinevad teemad ja siis ma mõtlesin, et vau, see on ikka väga vabastav asi ja kuna ma siis olin pannud sinna ka palju liigutusi tantras, siis ma küsisingi, et mis selle tehnika nimi on ja tuli nimi vantra, water ja tantra kokku pandud vantra ja tuli siis järjest võimalusi erinevates kohtades hakata seda tegema, üks asi viis teiseni, üks väike keskus siis Sayulitas, mis oli väikese basseiniga ja sealt siis minu need grupitunnid olid nii populaarsed, et sinna ei mahtunud inimesi ära, kuna see oli nii väike bassein, siis tuli Four Seasons kontakt, siis tuli St. Regis hotelli kontakt, siis tuli Villa Ananda boutique spa kontakt ja niimoodi ma siis hakkasin toimetama ja lõpuks siis ka hakkas tulema nii-öelda siis inimesi, kes luksusvillades elasid seal Four Seasonsi lähedal. Ja ma mäletan seda hetke, kui lõpuks ometi ma alustasin tõesti väga seal madalate hindadega, 35 € vist, kui ma Eestis alustasin. Ja siis nüüd ma mäletan, kui ma olin seal luksusvillas ja selle naisega tööd tegin ja tema draamad ja asjad, mis tal seal oli, läbi töötasin.
siis ta tuli sellest seansist välja ja ta ütles, et ma ei tea kohe, mis juhtus, et see on täiesti uskumatu, mis tööd sa, Kristal, teed, et see on nagu vau, et rohkem maailma inimesi peaks sellest teadma, on ju. Ja see oli siis esimene seanss, mis ma sain nii-öelda siis täishinna, mis ta tegelikult väärt on isegi rohkem, aga $100 ja nüüd see ongi holistiline küllus. Kui ma ei oleks läinud Hawaii'le, minu siis ka jälle sisemine naine, lähme Hawaii'le, sisemine mees, okei, mitu tuhat eurot selleks vaja on, paneme töösse, hakkame maksma neid makse. Kui ma ei oleks Hawaii'l kuulanud seda sisemist juhist, et ei, läheme teise poole saart, et saate aru, kuidas sisemine naine juhib teid kogu aeg ja kui nüüd olla ühenduses sisemise mehega, siis sisemine mees on kogu aeg selleks seal, et anda siis aru, kuidas ja kas nii-öelda see asi saab nii-öelda vormi võtta. Ja nüüd, kui sa mõtled oma elus tagasi, kui sul on ka olnud neid situatsioone, kus sa mõtled, et mingi asi tuli, mingi kutse tuli, mingi intuitsioon tuli, ütles sulle ja sa ei tegutsenud, siis mine tagasi ja võta see nii-öelda kaeva see kuskilt siis tolmu alt või mulla alt välja ja vaata, mida sa sellega uuesti saad teha, sest see on sinu juhis eluülesandele, ühele sinu eluülesandele. Et kui sa ei vaatanud, siiamaani ei ole vaatanud eluülesande, siis seda videot, mine tagasi päevade seal holistilise külluse katsumuse lõikes on see olemas, vaata see uuesti üle. Ja põhimõtteliselt, mis siis on hästi oluline võti ka selle holistilise külluse loomisega siin, ongi just see, et tegelikult sa hakkad tegema seda asja ja isegi kui see ei ole perfektne, sa hakkad katsetama, sa hakkad eksperimenteerima, nii nagu mina seal Mehhikos ookeanis, kujutate ette ookeanivesi 36 kraadi, uskumatu on ju, siis sedasi toimetada, see hakkab võtma vormi, see hakkab võtma kuju ja nüüd 11 aastat hiljem ma olen ise hakanud aru saama, kuidas ja mismoodi see toimib ja millest alustada ja kuidas ja hakkan nüüd välja siis töötama Vantra siis veejuhtide koolitust. Ja see on võtnud täpselt nii palju aega ja väga palju inimesi ka rahvusvaheliselt ja neid kogemusi, mitte siis ainult tegeleda siis veehirmuga, vaid üldse, kuidas inimkeha toimib, mis on need probleemid, mis on naiste probleemid, mis on meeste probleemid, kuidas kehaga ühenduda ja vahe ongi selle teraapiaga see, et ma olen selle inimesega vees ja vesi juhib ju informatsiooni ja emotsioone ülimegalt, on ju. Et avastanud ka nende aastate jooksul, et tõesti maksimaalne, mis ma saan teha, on tõesti 5 seanssi, sest keha on ülekoormuse all, sest neerud töötavad ju üle, sa oled nagu soojas vees, on ju, siis terve keha ju sul higistab, südamerütm on sul kõrgem, on ju, sa oled sellises, ütleme see 5 tundi seal basseinis ja siis sa teed ka neid painutusi, venitusi, inimeste nii-öelda liigutamine. See on võrdne, ma usun, kuskil 15 tunni tavatrenniga, nii et peale seda sageli ongi rohkem midagi väga ei jõua, füüsiliselt, lihtsalt emotsionaalselt ka võtab päris läbi. Aga see kogemus, et ma teen seda, milleks ma olen siin olnud ja kes on siis olnud ka siin grupiseanssides ja teinud neid eraldi seansse, siis teate, mis nagu tunne on, kui sa sealt nagu välja tuled, et see on nagu uskumatult imeline. Ja Eestis ma kaasasin ka Maikele seal paari tundi, et me tegime siis kuninganna ja kuninga siis aktiveerimise ja üks nendest tundidest, ma mäletan, ma rivistasin siis kõik need imelised kuningannad sinna vette ritta ja nad laulsid seal selles ruumis, on siuke väga hea kõla ka ja siis ma tõin Maikeli sinna ja tal oli siuke Hawaii pärg oli peas ja siis nad tegid silma lahti ja siis oli see Hawaii kuningas neil seal vees, on ju. Ja siis ka Maikelit juhendada nii, et ta sai siis anda nendele naistele just ka selle kogemuse, et ma olen kantud, ma olen tõelise kuninga kantud seal vees, seal kätel, on ju. Ja see kogemus ja see energia aktiveerimine, kuidas see selle naise sees aktiveeris selle tema tõelise kuninganna energia, kuninga energia ka nagu väga-väga imeline nii-öelda siis võimalus. Ja nüüd ongi, Vantrat saab teha siis nii 1-1 seansina, grupiseansina, paariseansina
ja ka teambuildinguna ja see on tõesti väga-väga imeline tehnika, kuna ta lihtsalt areneb edasi. Iga tund, mis ma teen, tal on jälle mingi uus liigutus või uus asi või uus teema ja iga kord, kui ma nüüd just ka Eestis olen, siis me alati katsetame nende teemadega ja tõesti väga-väga imeline tehnika, mis on siis läbi minu nii-öelda siis loomas ennast siia maailma ja väga-väga tore oleks tulevikus leida siis need inimesed, kes sooviksid seda nii-öelda siis tehnikat siin maailmas nii-öelda siis edasi luua. Aga teie jaoks siis tänaseks ülesandeks ongi mõtelda siis nende kordade peale, kui sul on tulnud hästi tugev intuitsioon, et tee seda, mine sinna ja kui sa seda ei ole teinud, siis tee seda nii-öelda takkajärgi järeleaitamistunnina. Kui sa oled seda teinud ja sul on juba väike aimdus, mis või kas need nii-öelda siis erinevad eluülesande avaldumised on, siis mõtlegi, kuidas ja kas sa saad rohkem praktiseerida seda. Et näiteks ka minu Facebook live'id praegu, mul on 31-päevane siis nii-öelda katsumus ka iseendale, kuidas parandada siis oma esinemisoskust, selgust, konkreetsust, kõik niisugused erinevad teemad. Iga kord ei tea seda, aga iga kord peale see seanssi ma kuulen sellega ise läbi, et näha, kas ja mida siis veel paremini teha ja kus nii-öelda siis neid muudatusi ette võtta. Kui sa lähed tagasi päeva number 1 ja vaatad praegu päeva number 17, siis on juba vahe päris suur. Ehk siis see ongi, ma tänan teid, imelised, et ma saan kasutada seda nii-öelda siis katsetamist ja praktilist osa ja et teie saate olla siin osalised, anda mulle tagasisidet, suhelda minuga ka kahesuunalist liiklust nii-öelda siis avada. Ja ma tõesti julgustan inimesi rohkem, siis kui te ei julge panna kommentaaridesse, pange siis mulle personaalselt, mis on nii-öelda siis katsumused teie elus praegu, kas küllusega või üleüldises mõttes, mis on veel teemad, mida sa kindlasti sooviksid, et ma võtaksin ette järgnevatel päevadel ja kui sul on ka küsimusi, palun saada need mulle, sest mul on iga 7 päeva järgi on siis küsimuste-vastuste voor ja kui teie ei küsi, siis ma ju ei tea, mis on nii-öelda siis huviorbiidis, et aktiveerige natuke rohkem seda kahesuunalist liiklust, et mind väga huvitab, kes sa oled seal teisel pool ekraani, mis on sinu teemad ja kuidas ja kas mina saan oma kingituste ja oma eluülesannetega sulle siis toeks olla. Ja eriti, kui sa nüüd oled kuulanud kõiki neid erinevaid nii-öelda siis osasid ja oled aru saanud, et tõesti see sisemise perega teema oleks väga huvitav läbi teha, siis anna teada, veebruari alguses algab uus grupp, 4 kuud järjest, 150 € kuu ja tõesti elu muutev, täiesti uus vundament all, iseendaga suhted ja teistega suhted igal võimalikul tasandil, tõesti väga-väga super, kuidas see on inimestele mõjunud. Ja ma oleks tõesti soovinud, et peale minu transformatsiooni keegi oleks mulle pakkunud midagi sellist, et tõesti ma ei kujuta ette, kus ma siis praegu oleks, et kui palju varem mul oleks olnud küpsed teadlikud suhted ja samas ka äriliselt asjad juba palju rohkem edenenud. Nii et see on tõeline võimalus iseendaga nii-öelda kiiremini tuttavaks saada ja ebavajalikud asjad siis ära puhastada ja uus algus aktiveerida, taaskäivitada iseendaga selle imelise aasta alguses, selle imelise aasta kümnendiku alguses, et luua siis endale täiesti uus peatükk iseenda tingimustel. Ja suur-suur aitäh sulle pärast.